Kõigepealt tahaksin ma sissejuhatuseks paar sõna rääkida sellest, mis mul enne rääkimata jäi. Ehk siis ma rääkisin teile, mida me hindame pildi juures on kõigepealt see kvaliteet, see, et pilt oleks ilus ja üks väga oluline osa on see, et pilt peab vastama teemale. Muidugi saab igasuguseid teemasid ka jutuga ja pildi allkirjaga veidikene paremaks teha, aga me eelkõige hindame ikkagi seda fotot, mis on vastavalt teemale ja kus siis on ka pildi allkiri ja väike lugu, mis seda fotot natukene täiendavad. Ja mul on nüüd au näidata teile meie kõigi lemmikut. See on siis esimene foto. Ja selle pildi tegi Rein Oks Viljandist. Ja see on kohe mitmes mõttes väga hea pilt. Esiteks on see luik Reinu enda tehtud. Ta tegi seda väga kaua aega. Ja see lugu, mis ta oli selle pildile kaasa pannud, oli ka väga kaunis. Sest ta rääkis sellest luigest, kes armastab Eestit ja kes ei lenda sügisel minema. Ja rääkimata siis sellest, nagu ma enne mainisin, Rein on just see noormees, kes sai aasta tagasi tänu Vaimupuu projektidele endale uue fotoka ja ta on näidanud, et tema fotod on tõesti väga head. Ja siin me valisime välja just selle foto, kus on Rein ise teinud kõik. Ja mulle meeldib see, et sellest on nagu näha, et temale meeldib Eesti. Ja selle näituse ja selle teema mõte ju oligi vaadata Eestit selle pilgu läbi, mis siin meeldib. Ma annaksin Reinule auhinna, aga ma tean, et teda ennast ei ole siin kohal. Ja siinkohal ma tahtsingi mainida seda ka, et üks teemasid, mida me tahame Vaimupuus natukene arutada, on see teema, et kui intellektipuudega inimene saab mingisugust koolitust ja õpib iseseisvalt elama ja siis satub ta mingisse kodusse, kus ta äkki enam ei ole nii iseseisev ja kus otsutatakse tema tegemiste eest ja see on igale noorele inimesele vastuvõetamatu. Selleks ei pea olema puudega, et see nagu vastumeelne oleks. Et kui sa juba iseseisvuse kätte saanud, siis seda nagu keelata on natuke kuritahtlik. Selles mõttes, et milleks siis üldse mingit arengut oodata. Ja sama on ka see, et kui me oleme kutsunud nimeliselt inimese kohale, siis ilmselt on tal siia ka asja. Et jah, mul on väga kahju, et Rein ei saanud meiega täna ühineda. Teeme talle suure aplausi. Aga edasi lähme rõõmsamate nootidega. Järgmine pilt sai auhinna kui parim merefoto. Ja meil on täna üks abiline Liisi, kes annab meie auhinna saajatele omalt poolt auhinna. Olen Liis ja töötan ettevõtluste saagis. Tänu Jaanekule ühines Vaimupuuga, et teid siis toetada ja aidata. Ja koostöös siis Tallinkiga sooviksime me siis omalt poolt ka auhinna saajatele anda väikese meele. Ja selleks me siis täna seda olengi, aitäh sulle. Ja Inge Kansen. Järgmine foto meeldis mulle väga. See meeldis mulle nii palju, et ma tahtsin teda panna, ma panin ta sellepärast just meie augustikuusse, et Eesti raketijõud ja 20. august on kuidagi natukene nagu seotud. Ja see natukene näitab meie
riigikaitsevõimet ka, et kui meil siin on paraad ja 2 lennukit lendab, siis me peaksime hästi uhked, aga selle asja üle veel on täiesti põhjust uhke olla. Ja auhind läheb Hiiumaale. Siim Torska. Järgmine foto on üks väga kaunis foto. Ma arvan, et see foto on täiesti väärt, et kaunistada kellegi magamistoa seina, sest öeldakse, et magamistoas peab olema selline foto, kus on midagi 2 lille või 2 võike ja see on väga ilus. Ja see sai auhinna kui parim merefoto. Ja fotoautor on Andrus Sarik. Foto on hästi eriline foto. See on muidugi, nüüd ma pean jälle märkuse tegema, et niipidi pilte võib saata küll, aga need kohe kindlasti ei saa meie kalendrisse. Need sellised pildid mahuvad meile näitusele küll, sest näitusel on ükskõik, kui ta pidi neid pilte näidata, aga kalendris paraku meile näeb selline formaat. Ja see foto siis sai auhinna kui kõige ehedam foto. Ja mis mulle siin kõige rohkem meeldis? Meie teema oli ju Minu Eesti ja siin on kohe näha see Eesti, mida siis inimene näeb. Just see selline kolhoosikeskus, just need autod. Ja järjekordselt ma ei saa jätta mainimata seda, kui super oli selle fotolugu, see väike lugu, mis selle fotoga kaasus käib. Et normalistus rõdul ja heitliku ilmaga tundis, kui õnne äkki on. Ja selle kinnituseks nägi taevas Vikerka. Kas saab midagi ilusamalt olla? Ja see foto, kui kõige ehedam foto, selle autor on Sander Kaur. Annab siis aimu sellest, mis meid varsti ees ootab. Ehk siis enne aprilli lõppu ei ole paremat ilma oodata. Aga kuna pilt on nii ilus, siis sai auhinna kui parim talvefoto ja fotoautor on Anu Eding. Järgmine foto on täiesti eriline foto. See oli ka üks ainsamaid selliseid vanaaegseid fotosid. Et muidugi päris tuulikupilte on võib-olla hästi ilusaid vaadata. Aga selle valisime me just sellepärast, et siin on nii palju selliseid Eesti motiive peal. Et see on tehtud Hiiumaal Vabaõhu muuseumis ja siin on ka pea meie rahvus, siin on pääsukesed. Ja täpselt sellised tööriistad oli veel mingi 100 aastat tagasi. Isegi mina mäletan, et umbes 40 aastat tagasi ma olen teinud heina puust rehaga, mis on tänapäeval täiesti arusaamatu. Ja selle vahva ajaloolise foto autor on Annika Kütt. Ma arvan, et
Ja nüüd on niisugune asi, et ega uut pilti ei tule, aga auhinna anname ikka. Ja see ei lähe mitte ainult ühele inimesele, vaid tervele keskusele, sellepärast et Vahtra tugikeskus on olnud alati kõige tubli, ta on alati kõige aktiivsem olnud ja ma arvan, et te väärite auhinda. Ja nüüd üks väike organisatoorne probleem või küsimus. Kõik, kes said praegu auhinna, olge nii kallid, tulge korraks selle lava juurde ja teeme ühe vahva grupipildiga.